Hei Heidi siin, mina olen Heidi Blumberg, ma olen terapeut, ma olen coach, ma olen mentor ja täna ma räägin sinuga sellisest raamatust nagu Üksindusse jäetud. autor on siis Eunice Webb ja see raamat on siis selle kohta, kuidas siis see hüljatus lapseeas ehk siis mis on lapseea emotsionaalne hüljatus, kuidas see mõjutab sinu suhted ja mida selle lõpetamiseks ette võtta. ega aastaid ma olen kasutanud siis ACE skaalat selleks, üle maailma kasutatakse ACE skaalat, et panna nii-öelda punktiseis, et kui suur on su lapsepõlve trauma. ja see raamat on täpselt nii, et ta juhib su tegelikult nendest niimoodi läbi, et sa näed, et vau, et mul on nii palju, mida tervendada, ütleme siis nii. Nii et see on isegi natuke naljakas, aga täiskasvanuna, mida vanemaks sa saad, saame vaadata asjadele nagu rohkem näkku, sellepärast et kui sa oled ise olnud selles kohas ja mina olen selles kohas olnud, et kogenud lapse hea hüljatust, siis see tähendab seda, et sa mingil hetkel hakkad õigustama vanemaid, ütled, et jaa, et tegelikult see ei olnud midagi ja ma olen ikka nii tänulik, et ma sain sellise kasvatuse ja ma olen ikka nii tänulik, ma ei oleks see, kui ma ise oleks toda saanud, on ju, või pole midagi hullu, kui ma natuke vahepeal vitsa või rihma sain, onju. et võib-olla sa tead kedagi, kes niimoodi räägib, siis suure tõenäosusega tal on seesama raamat väga hea öökapi peale võtta ja lugeda. Ehk siis siin autor on siis teadustöö doktor ja siin raamatus on ka päris palju igasuguseid teaduslikke allikaid siin taga, onju. et sa võid lugeda ja uurida siin, et ta räägib, mis see emotsionaalne intelligentsus on, mis need erinevad emotsioonid on. nii et sa juba saad aru, mikspärast see raamat mulle meeldib, sellepärast et mulle meeldib kõik, mis on teaduslikult nii-öelda tagatud, onju. ja emotsionaalne hüljatus seda kindlasti on, nii et mis see siis endast tegelikult mida see siis nii-öelda, millega see päädab siis see hüljatus? eks see alustus on kohe, et see tühjuse tunne sees, mis on siis nendel lastel, kellel on üksildus, on ju. see on siis tihti ikkagi see, et nendel esimestel aastatel ei ole need lapsevanemad olnud tema jaoks päriselt kohal ja nad on tegelenud suures osas ikkagi nende enda probleemidega, ehk siis tihti on lapsevanemad ikkagi sellised nooremad lapsevanemad, alla 40-aastased, on ju. ja siis on ikka see südamevalu, et kas mu mees armastab mind ja ega tal teisi ei ole ja kas mu naine armastab mind ja kas ma olen rahul oma, ma ei tea, koduse eluga, kas ma olen rahul oma seksuaalse eluga, võib-olla seal on keegi, kes prints valgel hobusel, kes hoopis mind rohkem tahab, onju. ja loomulikult raha, igasugused laenud, võlad, inimestel jooksevad asjad kokku, nii et see on ka üks suurimaid tüliõunu üldse abieludes on ju tegelikult raha, onju. nii et see üksinduse jäädud on natuke sõltuvuses ka alati selle rahahaavaga. et kui ma töötan inimestega, kellel on rahahaav, siis suure tõenäosusega on neil ka see üksinduse haav ja tegelikult see üksinduse haav on siis 1/5 põhihaavast. mis need põhihaavad siis on? Põhihaav on siis selline asi, tuleb sul esimestel eluaastatel, jah, ja mõni on isegi võib-olla ema-üsast sul juba selline haav tulnud, nagu minul näiteks see hüljatuse haav tuli. nii et üks nendest haavadest on see, et mul ei ole turvaline olla, mul ei ole turvaline olla ja turvalisus võib olla su tänases elus võib välja näha umbes selline, et sa ei julge esineda, sa pigem ei lähe kohtadesse, kus võib olla ebaturvaline ja sul võib ebaturvaline olla ka teiste inimestega koos olles. jah, sotsiaalne ärevus, igasugused sellised ärevushood, paanika, keha justkui näitab, et alarmid on väljas, isegi kui seal ei ole alarme, jah. nii et see on siis väga palju just see turvalisuse haav. teine haav on mind ei armastata ja kuidas see oma elus välja tunneb, ongi see, et kogu aeg küsid, et sa justkui tahaksid, et su kaaslane sulle kogu aeg tõestaks oma armastust ja võib-olla sa tead, et on olemas 6 armastuse keelt, mitte 5, onju. ja võib-olla sa juba nagu ootadki, et ta seda sinu armastuse keelt kogu aeg räägiks, onju. Saladuskatte all ütlen ma sulle, et meil inimestel on kõikidel väga paljudel väga erinevad armastuskeeled ja selline suur asi, et 2 ühesuguse armastuskeelega inimesed kokku saavad, see on ikka päris haruldane. ja oma kogemusest võin ka öelda, et kuigi mina, eks ole, olen terapeut, ma olen coach, ma tean seda kõike,
minu peres on 6 inimest, onju. See tähendab seda, et ma pean 6 inimese armastuse keelet kogu aeg endal siin kõrva taga hoidma, onju. Ja tead, mul ei ole alati meeles, ma ütlen ausalt, ma ei ole alati meeles ja see on ka selline haav, see, et mind ei armastata, võib väga kiiresti nagu sisse libiseda ja tihti just esimestel eluaastatel, onju. Nii et mõtle sellele, kui palju sinu vanemad ütlesid sulle esimestel eluaastatel, et me armastame sind ka siis, kui sa oled ebaperfektne, me armastame ka siis, kui sul ei lähe kõik hästi. me armastame sind ka siis, kui sa jonnid, onju. Kui palju seda öeldakse, onju. Kas sina ütled, kui sa oled lapsevanem, praegu sul on väike laps, hakka seda kohe ütlema, kunagi pole liiga hilja öelda isegi teismelisele, isegi täiskasvanud lapsele mitte neid asju, onju. Kolmas haav, mida siis võib-olla selle raamatu taustal on hästi hea rääkida, on siis, et mul pole võimu, ma olen täiesti powerless. Ma olen täiesti peidus, ma ei saa välja tulla, sest nii jube on maailm on ju, jah. nii et see on samamoodi selle baashaavadega seotud, selle üksindusse jäetud, eks see, et ma ei ole tegelikult, minu baasvajadused ei ole kaetud. ma olen, keegi on võtnud mu jõu ära, on ju. Ja see jõu äravõtmine ei käi tihti üldse füüsiliselt, see võib käia näiteks keegi häbistab sind, solvab sind, seksuaalne väärkohtlemine läheb siia alla, kõik selline asi. Kuna mul on kõik need haavad endal kunagi olnud, siis on mul hästi lihtne sellest rääkida. 4. haav on siis, ma ei saa usaldada, jah, see usaldushaav ja see on see, et ma pean kontrollima, on ju, ma pean kontrollima, kas mu mees on kõik sellised asjad. Õnneks mul seda enam ei ole, ma olen need haavad kõik endale aastaid tagasi juba ära tervendanud. Ja samamoodi selline haav nagu ma pean olema perfektne. Ma ei ole perfektne ja ma olen kunstnik, näed, mul on siin minu tehtud maalid taga. Need ei ole perfektsed, nad kindlasti keegi leiaks, et siin võiks olla natuke rohkem, võib-olla siin ääres võiks varju olla, on ju, sellel kivil on ju, või hüljes, oleneb keegi, kes mida siin näeb, on ju. nii et see ja kunst ei peagi olema perfektne ja samamoodi ei pea sina olema perfektne, on ju. igaüks teeb seda omal moel, on ju. nii et see raamat on väga palju, ma ostsin selle 3 aastat tagasi ja siin on siis ka siis juttu nartsistlikust vanemast, sest üksindus on tihti nartsistlik vanem, sest vanem, ta ei ütle sulle, ta ei kiida sind, nartsistlik vanem on pigem selline eneseimetleja. ta pigem toetab sind, armastab sind läbi kriitika. nii et kui sa sellest aru saad, et tegelikult see kriitika on tema viis öelda, et ma armastan ja jumaldan sind, onju. siis on see elu ikka lill, aga tegelikult kui ta oskaks seda ilusti öelda, oleks väga hästi, aga tavaliselt nad ei oska. Tavaliselt nad ütlevad ikkagi kuidagi solvavalt, haavavalt. nii et see vaene inimene, kel see üksinduse haav on, see läheb veelgi rohkem oma kilpkonnamaja sisse, onju. ja saad aru ka siin on erinevad lood, on ju, et erinevad, mulle hästi meeldivad lugeda igasuguseid näidislugusid, on ju, lastest, on ju, kuidas siis on ju, mis on siis ähm, ja väga ilusad laused, et tõesti, siin on väga kena lause, mis ütleb siis, et ma püüan juhtida tähelepanu sellele tohutule panusele, mida üks tavaline hea ema, kes teda toidab, tema abikaasa annab nii indiviidile kui ka ühiskonnale, olles lihtsalt oma imikule pühendunud. see on nüüd raamatust 1964 ilmunud, siin üks lõik, mitte see, noh, siin on lihtsalt tsiteeritud, aga mulle hästi meeldib see, et kui ema saab isalt toetust, armastust ja on selle vastu võtnud, ta saab aru, et ta tegeleb oma haavadega, saab aru, et see pärineb tema lapsepõlvest trauma. võib-olla ta isa on pere juurest ära läinud, onju. minul minu nii-öelda ema ja tema abikaasa lahutasid, kui ma olin 3-aastane ja ma tõsiselt ka arvasin, et see on minu pärast, jah. mõtle, 3-aastane võibki mõelda selliseid asju, onju. see ei olnud kindlasti minu pärast, seal oli muid asju enne ja pärast, nii et see ei olnud minu pärast, seda ma võin raudkindlalt öelda. aga laps ei mõtle nii, laps mõtleb seda nii, et ma ei tea, ma ei olnud piisavalt hea laps, ma ei olnud piisavalt tubli, see oli kindlasti mingi minu jonn või mis seda tegi, eks ole. tegelikult see ei ole tõsi. nii et selline tore raamat siin, mida ma sulle soovitan lugeda ja kui sa tahad minuga töötada, siis me saame töötada kõikide nende haavadega ja mul on ka grupiprogramm sellel töötamisel, kui sa soovid. nii et igal juhul võib broneerida siis aja mulle ja võime vaadata, kuidas mina saan sind toetada siis terapeudi ja kliinilise hüpnoterapeudina.